Lennundus on kroonitud kõige turvalisemaks transpordiviisiks, kuid igane vigane detail tõmbab enda külge alati kriitilist tähelepanu. Sest kui me räägime lennuõnnetustest, siis ausalt öeldes, me juba võib-olla isegi räägime kindlatest surmadest. Minu eesmärk ei ole see mitte kedagi hirmutada, ärge saage must valesti aru. Lennukiga lendamine on kordades turvalisem kui üleüldse mingi muu transpordivahendiga liikumine. EBSCO või kuidas seda nimetada, ma täpselt ei tea, uuringute andmetel on lennuõnnetuses surma saamise tõenäosus 11 miljonis. Ma olen ise juba siin mõne päeva pärast Ameerikasse, nii et vaatame, kuidas läheb. Igat õnnetust uuritakse ka kõige pisemate detailideni, mis vajadusel sunnib isegi sätestama lennunduse käsiraamatutesse uusi reegleid. Kuid see kõik on paraku võimalik ainult siis, kui meil on olemas lennukivrakk, mis kahjuks ei kehti 11 aastat tagasi kadunud Malaisia lennule 370. Lend, mis on juba ajalooraamatutesse ära märgitud kui modernse lennunduse üks kõige suurimaid müsteeriume, ei jõudnud kahjuks oma lõpppeatusesse Pekingisse ning mis kõige hullem, mitte keegi ei tea, kus lennuk isegi on. Lennukid pole, vastuseid on üksikuid, aga teooriaid, neid on mitmeid. Tere tulemast Kuala Lumpuri. Malaisia pealinna on 8. märts 2014 ning öö on Kuala Lumpuris vägagi pime ja valitseb üldloomulikult rahulik öö. Ja sama kehtib ka kindlasti lennujaama kohta, kus lennuliiklus toimub rutiinselt, kuid mitte nii tihedalt ja ilm ise lendamiseks on täiesti ideaalne. Selge taevas, rahulik ilm, piloodile ainult hea tööpäev. Ja täpselt sama kehtib ka peagi väljuva lennule, milleks on siis Malaisia lend 370 või siis MH370 inglise keeles, mis on osa igapäevasest lennust Kuala Lumpuri ja Hiina pealinna Pekingi vahel. 227 reisijat koos 12 meeskonnaliikmega on valmis kapten Zahari Ahmad Shahi ja Farik Abdul Hamidi käe all kogema 5,5 tunnist lendu Pekingisse. Kohaliku aja järgi 41 minutit pärast südaööd antakse Boeing 777-le roheline tuli alustada oma rutiinset lendu ning lennuk tõusebki peagi Malaisia öisesse taevasse, mis ma kordan on kristallselge ja rahulik, pluss lennuliiklus polnud ka sellel ajal üldsegist nii töine, kõik on kujunenud plaanipäraselt, kui lend on viimaks saavutanud Lõuna-Hiina mere kohal oma maksimaalse kõrguse ning ollakse valmis minema ka Malaisia õhupiirist üle Vietnami õhupiiri. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Ja vot see nüüd oligi viimane kontakt, mis üldse Malaisia lennuga oli, sest kõigest 1 minut ja 43 sekundit hiljem kaob radaritelt Malaisia lend 370, mis viitab kas lennuki transpordi rikkele või siis manuaalsele välja lülitamisele. Malaisia lend kuulutati kadunuks ja otsingutega hakati pihta, võtnud fookusesse Lõuna-Hiina mere ja Tai lahe. Kui mida keegi veel ei teadnud tol momendil oli see, et Malaisia lennuk oli ikka veel õhus. Kui lennuki transponderid on välja lülitatud, siis erinevalt tsiviil ATC radaritest ei piisa militaarradaritele sellest, et transponderid on välja lülitatud ja lennuk jääb märkamata. Nii et Malaisia sõjaväeradarite andmetel tegi lennuk pärast kontakti kadumist järsu parema pöörde ja siis pika vasaku pöörde. Sellele järgnes pikk lend üle Malaisia poolsaare, kus lennuk lendas Lõuna-Penangi saare rannikust paremale Andamani mere suunas ja hoidis oma lennutrajektoori loode suunas, kuniks militaarradarid samuti enam lennuki ei suutnud näha. Sellest tulenevalt loomulikult otsingualad suurenesid, aga samal ajal hakkasid uurijad ka vaatama satelliidi raporte. Ma hoiatan siin läheb natukene keeruliseks see teema ja minu eeltöö puhul oli see ka üks kõige keerulisemaid kohti. Tänapäeval on paljud, eelkõige pikamaalende sooritavad lennukid varustatud satelliitsidesüsteemiga, inglise keeles lühendina SATCOM, mis siis võimaldab hoida lennuki ja majapääsete süsteemide vahelist andme- ja kõnesidet nendes piirkondades, kuhu enam tavaline raadioside ei ulatu. Ja SATCOMi süsteemid on ühenduses ka satelliitvõrkudega. Malaisia lennu puhul oli tegemist näiteks Inmarsati satelliitidega. Nüüd pärast Penangi saarest möödalendamist ja Malaisia militaarradaritelt kadumist oli järsku välja lülitatud ka lennuki oma enda satelliitside SATCOM. Kuid ei läinud kaua aega mööda, kui järsku tuli ühendus tagasi ja seda koguni 6 tunniks. Ning eeldatavasti see kogu järgnev ühendus, mis kestis väetavad nii kaua, kuniks lennuk oma kütusest lihtsalt otsa jooksis ja kuhugi maha prantsatas. Kui lennuki pole suudetud 1 tunni jooksul tuvastada, siis saadetakse satelliidi kaudu õhumasinale ka automaatne olekupäring,
mis kinnitab, et lennuk on endiselt satelliitvõrguga ühenduses. Inmarsati satelliidisüsteem sai Malaisia lennult 7 olekupäringut ja nende päringutega genereeris siis Inmarsat maailmakaardile 7 ringi, kust need päringud tõenäoliselt pärinesid. Võttes arvesse Malaisia lennu 370 lennuki mudeli, milleks on Boeing 777, siis uurijad peavad väga tõenäoliseks, et lennuk lendas lihtsalt nii kaua, kuniks kütus otsa sai ja kukkus Inmarsati 7. kaare raadiusesse ehk India ookeani lõunaossa, kus otsingud kestavad siiani. 29. juulil 2015 leiab Malaisia lend 370 viimaks oma esimese juhtnööri. Reunioni saare idarannikult leiti lennukile kuuluv tiivatükk nimega Flaperon. Ja sellel Flaperonil puudus siiski üks väga oluline detail, milleks on identifitseerimisplaat, mis tuvastaks 100% ära, millisele lennukile see osa siis kuulus, kuid Flaperoni ekspertiisi koostanud DGA ehk Prantsusmaa relvastuse arendus- ning hindamisasutus aga kinnitas mõned kuud hiljem, et Flaperon kuulub tõesti Malaisia lennule 370. Antud Flaperon on tekitanud väga palju vastukaja, et kas see ikka kuulub Malaisia lennule 370, kuid seda tagab üks fakt veel. Nimelt lennuõnnetuste arhiivibüroo andmetel on India ookeanisse kukkunud 1941. aastast 11 lennukit ja nendest vaid üks on Boeing 777, mis toetab veelgi enam oletust, et leitud Flaperon kuulub siiski kadunud lennukile. Aga nüüd saage tuttavaks inimesega, kelle nimi on Blaine Gibson. Ameeriklast advokaat, aga ka kogenud maailmarendur ja avastaja. Kui Blaine Gibson sai teada, et Reunioni saarelt on leitud potentsiaalne Malaisia lennu tükk, siis tahtis ka tema nüüd hakata avastama ning lennuki tükke minna otsima. Ning Netflixi seriaalist ütleb siis Blaine Gibson, et ta võttis okeanograafidega ühendust ja küsis nende käest, et kust ma leiaksin MH370 tükke. Ja okeanograafid olid põhimõtteliselt öelnud, et jaa, mine sinna Mosambiigi saarele, seal on neid kindlasti, ehk sul veab. Gibson võttiski neid kuulda ja läks Mosambiigi rannikuäärsesse linna nimega Vilankulo. Gibson vestles Vilankulo kohalikega, küsis vihjeid, kas on midagi nähtud ja siis üks vend, keda ta viimaks kohtas, ütles, et ta teab ühte liivapanka, kus kalurid jätavad pidevalt oma kalastusvarustust ja sealt ka neid toovad. Ja Gibson sõitiski kohalikuga siis Vilankulo randa ja nad ei olnud umbes isegi 20 minutit seal olnud, kui nad leiavad ühe tüki, mille peal on kirjas no step. Ehk leid viitas lennuki tükile ja Malaisia transpordiministeeriumi andmetel on see hinnatud peaaegu võimalikuks kadunud Malaisia lennuki tükiks. Gibson ei väsinud ära. Ta muutus aina ahnemaks ja aina näljasemaks, tahtis leida aina rohkem Malaisia lennu 370 tükke ning ta võttis okeanograafidega järjekordselt ühendust ja seekord ütlesid okeanograafid, et nüüd parimaks kohaks on Madagaskar. Ja Blaine Gibson kordas oma edu, leidis ka sealt tükke ja jäädvustas kõik neid ka kaamerasse. Mõned hakkasid kutsuma Blaine Gibsonit isegi koguni modernseks Indiana Jonesiks, sest et tegu oli mehega, kes suutis juba siis kokku koguda üle 20 tüki, mis siis tema sõnul tõenäoliselt pärinevad kadunud Malaisia lennukilt ja kusjuures ekspertide hinnangul on 7 tema leiust hinnatud kui peaaegu kindlasti Malaisia lennukilt ja siis ülejäänud 10 või siis lihtsalt 10, kas siis tõenäoliselt või väga tõenäoliselt kadunud Malaisia lennukilt. Ausalt ma ei tea, mis kaalal need sõnastused ja hinnangud asetsevad, aga nii tsiteeris ekspert NBC News. Aga uskuge mind, küsimusi tekib kohe kuhjaga juurde, sest räägime korra lähemalt üldse leitud lennuki tükkidest. Malaisia transpordiministeeriumi raportitele põhinedes oli 2016. aasta oktoobri keskpaigaks leitud 22 lennukitükki, mis võisid pärineda siis kadunud lennukilt ja mäletate, Blaine Gibson oli väidetavalt leidnud vähemalt 20 lennukitükki. Lennundusajakirjanik Jeff Wise vaatas aga Gibsonit ja mõtles, et kuidas see võimalik on? Kuidas leiab üks inimene rohkem vrakiosi kui eksperdid ja teised vabatahtlikud kokku? Jeff hakkas tuginema varasemale ajaloole, tuues näiteks 1983. aasta Korea lennu 007, mis lasti Jaapani merekohal Nõukogude Liidu hävitajaraketist alla.
nii palju kui ma vihkan ka seda öelda, siis tõesti see lennuk rikkus Nõukogude Liidu õhupiiri ikka päris korralikult, aga olgem ausad, reisilennuki allatulistamine ei saa olla mitte kunagi väga õigustatud. Nõukogude Liit eitas allatulistamist ja hakkas USA eest ka tõendeid varjama, sealhulgas ka musta kasti salvestisi. Lisaks sellele, kõigest 4 kuud hiljem pärast Malaisia lennuk 370 kadumist tulistati alla Ukraina kohal Malaisia lend 17, mis oli Amsterdamist teel Kuala Lumpuri. Venemaa eitas taas kordselt, et nad seda üldse tegid ja kelle peale nad näpuga näitasid? Ukraina peale, loomulikult. Jeff Wise hakkas Blaine Gibsonis kahtlema ja tegi taustauuringut, et vaadata, kas on võimalik, et Blaine Gibsonil on mingisugune side Venemaaga, et kas ta võib olla juhuslikult nende spioon, kes viib ekspertide eksitamiseks rannikutele võlts lennuki osi. Ma jäin ellu. EBSCO ei valetanud. Aga kuhu me ise muidu jäime? Blaine Gibson, kas ta on siis Vene spioon või mitte? Mida Jeff Wise leidis? Jeff Wise'il ei läinud üldse kaua, et tegelikult leida Blaine Gibsonil mingisuguseid sidemeid Venemaaga. Ja tuli välja, et Blaine Gibson elas 90-ndatel osaliselt Venemaal ja tegutses seal ärikonsultandina. Ta oli sügavalt seotud Venemaaga nii kultuuriliselt kui ka äriliselt. Ta rääkis väga soravalt vene keelt, suhtles kohalike teadlastega ning asutas 92. aastal ka firma nimega Siberia Pacific CO, kus koos 2 venelasest kaasasutajaga. Jeff Wise üritas leida mingid kahtlased sidemeid Venemaaga, aga ülimalt kahtlased sidemeid nendega ei olnud. Nii et Jeff andis siis lõpuks selles Blaine Gibsoni spionaaži teoorias alla, kuid me pole venelastega veel lõpetanud. Malaisia lennul 370 oli ka üks Vene kodanik, 43-aastane Nikolai Brodski, Venemaa ärimees, kes tegeles siis puidutoodete ekspordiga, mille ettevõtted siis tegutsesid mitmes Siberi linnas ja Venemaa Kaug-Idas. Tema suur kirg äritegevuse kõrvalt oli ka sukeldumine, ala, mis nõuab erakordset distsipliini, külmanärvi ja oskust tegutseda ka keerulistes tingimustes. Ta sukeldus pidevalt külmas Baikali järves ja oli ka oma sukeldajate klubis instruktor ja ta eelistaski pigem ujuda rohkem sellistes külmemates vetes, mis tõttu ta jättis väga palju oma klubiga tihti väljalende ära siis troopilisematesse vetesse. Kaaslased kirjeldasid Nikolaid kui inimest, kes ei kaota kontrolli ka kõige stressirikkemates olukordades. Ja MH370 oligi lend, mis pidi lõpetama tema 11-päevase Pali sukeldumisreisi ja tema minek Palile oli üldse ootamatu, sest Pali veekogud ei ole temperatuuri kontekstis Baikali järvega võrreldavadki. Ja nagu ma just mainisin, siis Nikolai eelistas pigem ujuda külmades vetes. Äripoolelt nii palju, et Nikolai oli aastatel 2007–2011 oma ettevõtted likvideerinud ja Jeff Wise'ile siis tundus, et Vene ärimees peatas teadlikult oma äritegevuse ja kandis oma varad üle enda naisele Elenale. Räägime ka Nikolai istekohast, milleks oli äriklassi istekoht numbriga 3K, mis on üksikute meetrite kaugusel lennuki elektroonikaruumi luugist ehk kohast, mille kaudu on võimalik pääseda lennuki kriitiliste süsteemide juurde. Ja seal elektroonikaruumis on võimalik võtta kogu lennuki kontroll enda kätesse ning Jeff Wise näeb seda täiesti võimalikuks stsenaariumiks MH370 puhul. Ja sealt tulebki Jeff Wise'i teooria, et venelased võisid lennutada MH370 Kasahstani. See on absurdne! Me praegu oleme püsinud teadmisel, et Malaisia lend lõpetas oma lennu India ookeani lõunaosas, aga Inmarsati 7. skaar ulatub ka põhja. Ja Jeff Wise hakkas uurima siis välja võimalikke stsenaariume, mis toetaks tema Kasahstani teooriat. Austraalia kaitseteadused ja tehnoloogiagrupp avaldas 2015. aasta novembri lõpus raporti, mis tõi välja võimalikud lennuteed nii lõunasse kui ka põhja. Ja Wise hakkaski siis vaikselt uurima 7. kaare piirkonda, mis oli siis Kasahstani kohal ja hakkas uurima sealseid lennuradasid nii kauaks, kuni ta sattus otsa sellisele lennurajale nimega Jubileini lennurada. Vabandust, ma ei oska seda nii täpselt öelda. Tegu on Kasahstani pikima lennurajaga, mis oli rajatud 70-ndatel kosmoselennukitele maandumispaigaks ja seda liisib Venemaa. Ja antud lennurada on nii pikk ja nii ideaalne ka nendele lennukitele, mis suudavad siis maanduda autopiloodi peal oma AFTS-süsteemiga,
millega on varustatud ka Boeing 777 tüübid. Tasub ära märkida, et tegu on maha jäetud lennurajaga, kus ei olnud kümnendeid aset leidnud mingisuguseid renoveerimisi ega ehitustöid. Wise aga vaatas siis satelliitfotodelt Jubileeni lennuraja piirkonda ja mõtles, kuhu saaks potentsiaalselt ära peita Boeing 777 lennuki tüübi ja ta leidis lennujaamast põhja pool ühe ehitise, mille ümber hakati pärast kümnendeid alles tööd tegema 2013. aasta oktoobris ehk 5 kuud enne Malaisia lennuki kadumist. Siis pööras tähelepanu ristküliku kujulisele mullapinnasele, mida oli buldooseriga üle käidud, kuid mis põhjustel jälle me ei tea. Jeff Wise tegi omakorda joonise, millega ta näitas, kui hästi mahuks selle mullapinna alla ära siis Boeing 777 ning nagu näha, siis see mahuks päris täpselt sinna alla. Küsimusi tekitabki selle juures täpselt see ajastus, et miks pärast kümnendeid hakati alles seal tööd tegema väga lähedal MH370 kadumisajale ja lõpetati taas kordselt pärast, kui lennuk oli läinud. Üks probleem selle lennurajaga on aga see teadmine, et tõenäoliselt ei oleks antud lend kütuse kulu tõttu sinna jõudnud maanduda ja Wise ei välista sellepärast ka teisi lennujaamu ja lennuradasid, mis on isegi 7. kaare küljes rohkem, nagu seda on Kasahstani pealinna Almaty lennujaam, mis on küll palju avalikumas kohas, kui oli Jubileeni lennurada, aga Jeff ütles selle peale, et tänapäeval ei pööra mitte keegi tähelepanu sellele, et mis lennukid maanduvad, mis lennukid tõusevad lennujaamades õhku, et see toiming kestab 24/7. Kuid siin ma pigem lõpetaksin selle Kasahstani teooria ära. Minu jaoks on see absurdne, minu jaoks on see täiesti vale. Andke teie kommentaare, mis teie sellest arvate, aga minu meelest on lihtsalt natukene ülepaisatud teooria. Aga lennuki kaaperdamise teooriatest veel nii palju, et kui MH370 kuulutati kadunuks, siis tekkis automaatselt kahtlus, et lennuk kaaperdati. Aga miks? Sest Trumpi valgusesse jäid 2 Iraani rahvusest reisijad. 19-aastane Boria noor Mohammad Merhdad ja 29-aastane Delavar Syed Mohammad Reza. Mis värk meil täna nende nimedega on. Ja need 2 reisijad olid omavahel sõbrad ja paarastasid pardale röövitud passidega. Meeste peal algatati uuring ning rahvusvaheline kriminaalpolitsei organisatsioon nimega Interpol kinnitas peagi, et iranlastelt ei leitud mingisuguseid sidemeid terroristlike gruppidega, vaid mehed üritasid lihtsalt Euroopasse immigreerida. 2 mehe reis hakkas pihta Katarist ja veel legaalsete passidega, mis kuulusid neile, aga jõudnud Malaisiasse, siis 19-aastane iraanlane kasutas MH370 peale minnes, aga varastatud Austria passi, et jõuda lõpuks Frankfurti, Saksamaale ja 39-aastase iraanlase lõpppeatus oli siis Taani, Kopenhagen. CNN-i sõnul pärinesid varastatud passid Taist, mis olid ka originaalomanike poolt kuulutatud varastatuks. Mis tähendab seda, et Boria Mohammad reisis 37-aastase Itaalia kodanikuna nimega Luigi Maraldi ja Delavar Syed 30-aastase Austria kodanikuna nimega Christian Gozell. Võib-olla see peatükk ei olnud siin teie jaoks nii põnev kuulamine, sest et siin on nagu kõikidele küsimustele justkui nagu vastatud, aga see on oluline mainida, sellepärast et võltsitud passid ja lennuõnnetus, see teema lööb kõigil peas häirekellad automaatselt lööma. Aga kes siis suudab 21. sajandil ära peita sadade reisijatega täidetud reisilennuki? Sest et kaaperdada lennukit ei ole käkitegu ja eriti veel nii hästi, et sa saad mööda kõigist radaritest ja viid lennuki just sinna, kust mitte keegi potentsiaalselt seda kunagi ei leia. Aga võib-olla on lood vähe teised, kui sa oled varem lennukitega tuttav olnud või oledki koguni piloot. Ehk räägime nüüd lennu 370 pilootidest. Alustame kaptenist. Kapten Zahari Ahmad Shah, 53-aastane abikaasa ja 3 lapse isa, kes armastas töö kõrvalt tegeleda kalandusega, kokkamisega ja ka rattasõiduga. Lähedaste sõnul Zahari jumaldas lendamist ja ABC News isegi kirjutas, et kapteni vend olevat kirjeldanud teda kui hullunud lennunduse fanaatikut. Heas valguses küll. Ja siis Zahari õde ütles CNN-ile, et tema piloodist vend armus lennukitesse juba 14 või 15 aastaselt, kes krooniti siis ametlikult piloodiks Filipiini Airlinesi lennukoolis ja liitus Malaysian Airlinesiga siis 1983. aastal. See oli tema unistus, täidelennud lapsepõlve unistus, ütles Sakina BBC-le, kus väljaanne veel kirjutas veel lisaks, et Zaharil puudusid rahalised probleemid, vaimse tervise probleemid, abielu probleemid ja ka alkoholi probleemid. Samuti puudus kaptenil ka ajalugu veidrast käitumisest, ehk siis paberil oli mees just see, keda tahab iga reisija enda pardale piloodiks. Mainisin just, et paberil oli Zahari puhas ja leida motiivi massivõimala sooritamiseks on tegelikult päris trikikas ülesanne.
kapten oli poliitiliselt väga aktiivne ning vokaalne ja ta ei kartnud üldse oma arvamust sotsiaalmeedias avaldada, eesotsas siis Facebookis, kus ta jagas pidevalt pikkade kirjeldustega oma arvamusi. Tegu oli mehega, kes oli demokraatiameelse liikumise toetaja ja selle liikumise opositsioonijuht Anwar Ibrahim, keda ta väga toetas, vangistati kõigest mõned tunnid enne lennuk 370 starti 5 aastaks trellide taha. Ma ei hakka siin poliitiliste detailidesse laskuma, sellepärast et esiteks ma ei ole ise poliitikas väga terav pliiats ja teiseks meid huvitab selles loos välja tuua ainult võimalikud motiivid, mis võisid siis Zahari kuritarvitava jõukasutust tõestada siis lennuki juhtimisel. Nagu te mäletate, oli Zahari privaatne elu kuulutatud probleemide vabaks ja seda oli kinnitanud ka enamik tema lähedastest. Kuid kuulujutud hakkasid siiski levima, aga ma rõhutan sõna kuulujutud. Järgnev informatsioon pärineb allikatelt nagu The Sun ja Arab News, kes ei ole väga usaldusväärsed allikateks hinnatud, aga ma mainin igaks juhuks siia vahele ära. Väljaanded kirjutasid, et Zahari abielu oli lõpule jõudnud või lõppemas, kuid elas siiski veel oma naise ja lastega ühe katuse all. Ja The Sun kirjutas 2019. aastal, et Zahari abikaasa Faisahi sõnul oli tema piloodist mees tõmbunud vaikseks ja omasse mulli. Ta keeldus minemast abieluteraapiasse, et suhet parandada ning samuti ta kahtlustas, et Zahariga petab teda. Ja Arab News kirjutab, et Zahari pikaajaline sõber olevat öelnud, et olgugi Zahari oli suhtlemas teise naisega, oli ta siiski masenduses oma naise otsuse üle kodust ära kolida. Antud artiklitel ei olnud märgitud autoreid, mis tekitab kahtlust, ja tsitaadid, mis The Suni ja Arab Newsi sõnul tema abikaasalt ning sõpradelt pärinevad, tunduvad minu jaoks liiga otsekohesed, mida meediale nagu välja öelda. Ja ametlikumad allikad nagu BBC on maininud, et kapteni naine ja tema lapsed ei ole meediaga kordagi ühendust võtnud. Nii et kas nad räägiksid siis ennem The Suniga kui BBC-ga? Ma väga ei usu seda. Väga usaldusväärseks ma neid artikleid küll ei pea, aga neid toetavad siiski mõned faktorid, mis teevad need tsitaadid täiesti võimalikuks. Mainisin, et Zahari oli Facebookis poliitiliselt väga aktiivne, aga ta oli ühel alal veel väga suur meister. Talle jäi väga silma üks Malaisia modell nimega Kimin Lan, kelle postituste alla ta pidevalt kommenteeris. Siin on siis antud modellis üks foto, mille alla oli Boeing 777 piloot kirjutanud kõigest duši all käik. Siin on veel neid. Või siis teise postituse all kirjutas ta Shomelu, mis peaks siis tähendama sa oled nunnu. Seda ütleb ChatGPT. Ma läksin seda originaalpostitust ka otsima, aga ma ei leidnud neid kahte kommentaari siiski ülesse. Võib-olla võttis modell neid juba maha, aga ühte Zahari kommentaari ma siiski sain oma silmaga näha. Leidi ajanud mul suu küll nii ammuli, sest et kapten soovis lihtsalt head tervist. See on kõik, mis mina leidsin. Tuues uuesti mängu Zahari õe Sakinabi, siis tema rääkis minu silmis lähedastest kõige ausamat juttu. CNN-ile ütles ta, et ta ei eita, et Zaharil oli aeg-ajalt abielu probleeme, kuid mitte sellisel määral, et panna toime õudne massimõrv. BBC-l ütles Sakinab, et Zahari naine ja lapsed pole pärast lennuki kadumist kogu suguvõsaga väga püsivas ühenduses olnud, mis on veits huvitav. Kaaspiloot oli ka ju, täpselt. 27-aastane Farik Abdul Hamid. Noormees oli kihlatud ja mõtted olid tüdruksõbraga juba pulmade korraldamise peal, kellega ta oli koos olnud juba 9 aastat ja keda ta kohtas samuti lennukoolis ja tema tüdruksõber oli samuti piloot ja seda siis Air Asia liinidel. Malaisia lend 370 oli Hamidi jaoks kõigest 6 kord Boeing 777 kokpitis, mis tõttu läks see lend talle arve veel treeninguna. Farik Abdul Hamidi kohta väga palju infot, mis tekitaks kahtlust, ei ole, isegi kollastelt väljaannetelt mitte, kuid sellele vaatamata võeti mõlemate pilootide kodud uuringu alla. Midagi kahtas silma kohe jäänud, ei olnud mingeid hüvasti jätukirju, mingeid kahtaseid kirju maha jätud ei olnud. Kodudest võeti kaasa ka pilootide lennusimulaatorite andmed, mis avalikustati alles 2 aastat hiljem. 2016. aastal sai Malaisia lend 370 külma judinaid tekitava fakti, sest Austraalia ametivõimud kinnitsid, et kapteni Zahari Ahmad Shahi kodusest lennusimulaatorist leitud andmed näitasid, et keegi oli simuleerinud virtuaalset lendu Lõuna-India ookeani suunas ehk piirkonda, kuhu lennuk kas siis Inmarsati andmetel tõenäoliselt kukkus. Siiani ei ole kindlaks tehtud, kas Zahari viis selle lennumarsruudi oma simulaatoris ise läbi või tegi seda keegi teine, aga fakt on see, et see simulaator leiti tema enda kodust, kirjutab The Guardian, mis lisas oma artiklis, et see ei tõenda kapteni teadlikku enesetappu,
ATSP sõnul näitavad simulaatori andmed vaid planeerimise võimalust, mitte seda, mis lennukiga tegelikult juhtus, vaid uurimusel kasutatakse ainult satelliitside Inmarsati andmeid ja ajakirjanik Jeff Wise rääkis lennusimulaatori tulemustest täpsemalt ka oma podcastis ja ta tõi välja, et Sahari simuleeritud lend, mis lõppes India ookeani lõunaosas, sisaldas 6 andmepunkti. Videomängusõpradele võin lihtsamas keeles öelda 6 checkpointi, kus siis toimus väidetavalt simulaatoris aset autosave, ma ei oska eesti keeles seda öelda. Ja nende 6 punkti põhjal ei saa väga täpselt paika panna lennu enda olemust, kuid paika saab panna küll selle marsruudi, mis viidi käiku siis 2. veebruaril 2014 ehk kuu aega enne lennu 370 kadumist. Simulaatori lend algas Kuala Lumpurist, kuid seda kohe Andamani mere suunas. Seejärel on viimased 2 andmepunkti järsku India ookeani lõunaosas. Ehk simulaatoris ei lennanud Sahari või kes iganes selle sinna tegi kohe Pekingi suunas, vaid kohe pani Kuala Lumpurist Andamani mere poole, mille lend lõppes siis Austraalia kõrval India ookeanis. Tänaseks on mitmed otsingud juba aset leidnud, kuid tulemusteta. 30. detsembril 2025 algatati India ookeanis taas kordselt kadunud Malaisia lennu 370 uus otsing, mis peaks minu andmete põhjal olema 4. missioon leida kadunud lennuk ja detsembri lõpus algatatud uus otsing kestab 55 päeva ehk peaaegu 2 kuud ja mida viib läbi Ocean Infinity. Ei leia, ei maksa diili all. Mis te arvate, rahvas? Kus peidab end 239 inimesega täidetud reisilennuk? Mis te arvate, kes seda tegi? Kas see oli õnnetus? Kas see oli tahtlik tegevus? Ja kas me üldse kunagi leiame? Andke sellest palun kommentaariumist teada. Ma väga loodan, et teile meeldis esimene video sellel kanalil. Kui teile meeldis see video, siis kindlasti likeige ja ka kindlasti tellige, et näha sarnast sisu ka edaspidi. Vaatame, mis saab ja ilusat päeva õhtu jätku.